Tere, meil on 5 miinust, see on Kruvi saate kordussaade. Jaa, meie võitsime selle saate. Ja nüüd me vaatame uuesti, kas kruvib või ei kruvi. Ma nägin vist täna hommikul seda loo videot. Nad olid trammis ja... No mul kruvib, ma ei tea. Ei, muidugi kruvib, selles mõttes, et see on ju hea laul. Need esinejad, ma ei tea, tundmatud nimed. Aga tegelikult see on hea suvelaul. Ma olen nii uhke, sest mina kirjutasin ühe rea sealt. Ma olen fänn esimesest päevast, sõna otseses mõttes esimesest päevast saati. See ei ole kõige tugevam laul, mis nad kunagi kirjutanud on. Laval on nii usut, nad on nii head ja mõtlesin ka Põhja-Korea uus lemmik. Ta tekstid on nagu esimese korra, kui sa kuules, see midagi aru, mina vähemalt ei saanud midagi aru. Et ta räägib nagu, ta seab neid metafoore kuidagi nii kuidagi kaugelt, et sa pead nagu täiesti süvenema teksti, et seda nagu sellest aru saada. Sõnade mõttes ma nüüd nagu väga kindel ei ole. Mina selliseid sõnu ei laulaks ümberga. Ma korraks läksin Liis Lemsalu öelda, aga see ei ole Liis Lemsalu. Ei ole. Kui need mehed näiteks tuleks superstaari, kus ma olen nüüd hästi kindel, et nad saaks eelvoorust edasi. Hästi kaasa tõmbav, et minu meelest tõmbab kohe nagu keha liikuma, ta on siuke kuri. Aga tundub, et ta on sellest Alice Imedama sellest teemast nagu edasi nüüd läinud. Muidu ta oli siuke fairy tale teema, see tundub veits kurjam. See oli oma aega kohta. Sellist lugu teist ei tule nii pea. Jõhker. Nutikad riimid on ka. Me naudime nüüd. Jah. Linna peal käivad jutud, et see pidi olema Eesti kõige parem bändi. Suur muusikakriitik Esteni Kohver. Ja päevaga ütlevad, et kruvib.